Ja aitäh, härra eesistuja. Lugupeetud minister, ehkki natuke keel tõrgub seda lugupeetud ütlemast, kuna te ei oska ju absoluutselt käituda. Te arvate, et te olete mingi universumi direktor, kliimaminister, no terve planeedi kliima on teie kamandada, ja siis te arvate, et te võite kõiki solvata ja pilduda siin mingisuguseid repliike, mis ei puutu absoluutselt asjasse ja käivad pigem teie kohta kui meie kohta. Aga see selleks. Mis me oleme täna arupärimiste puhul siin teada saanud? Me oleme teada saanud seda, mida me kogeme iga päev. Igapäevaselt liikluses olles, igapäevaselt kauplustes käies, igapäevaselt inimestega suheldes, igapäevaselt siinseid poliitilisi protsesse jälgides. Eesti riik on jõudnud allakäigu ja lagunemise faasi. Kindlate kätega juhitakse Eesti riiki katastroofi poole. See, et te loete meile siin, ja mitte eriti soravalt, ette ametnike poolt kokku kirjutatud jutupunkte, ei varja ju seda, et mingisuguste plastmasspostikeste paigaldamine kusagile maantee peale on tegelikult tati ja traadiga paikamine, selle paikamine, mida ei ole suudetud ega tahetud aastate ja aastakümnete jooksul, mis Reformierakond on võimul olnud, Eestis ära teha. See on ju see, et meil ei ole ikka veel välja ehitatud 4-realisi maanteid. Viimased tee-ehitused, mis praegu toimuvad, on need tee-ehitused, mis meie osalusel valitsuse ajal leidsid rahastuse ja jõudsid projekteerimisega lõpule. Rohkem ju midagi ei tule. Vastupidi, teede-ehitusest võetakse koguni raha ära. Maantee asjatundjad ütlevad, et isegi teede paikamiseks enam ei ole raha. Vaat nii palju siis kliimast, nii palju siis kliimaministeeriumist. Loomulikult, kliima kõrval Eesti teed on tühi küsimus, tühi asi. Eestis kas on teid või ei ole, planeet sellest hukkumata või pääsemata ei jää. See on ju päevaselge ja selline on ka suhtumine. Ja see ongi see, mida me näeme. Tuleme korraks ka kohaliku poliitiku juurde, mis samuti iseloomustab seda totaalset allakäiku, demokraatia, normide, tavade ja seaduste jalge alla tallamist. No mismoodi siis see kõige eestimeelsem valitsus, kus kõige eestimeelsem rahvusriiki düstoopiaks nimetav tegelane linnapeaks sai, mismoodi see siis paika sai? Senikaua hääletati, kuni tuli õige tulemus. Ja õige tulemus tuli tänu sellele, et korruptiivselt osteti üks tüüp üles. Vaat see on demokraatia kindlates kätes. See on see, kuhu te juhite meid. Paneme Narva elektrijaamad kinni ja teeme tuulepargid, ainult et elekter on kallis, ebastabiilne ja seda ei jätku kõigile. Mis me räägime? Me räägime sellest, et meil on natuke alla 3 aasta jäänud järgmiste valimisteni ja valimisvõltsingu tulemusena see Riigikogu koosseis sisuliselt ei ole võimeline ja ei ole võimalik selle Riigikogu koosseisuga moodustada normaalset, mõistlikku, tervest mõistusest, inimeste vajadustest ja tegelikult ka riigi võimalustest ausalt lähtuvat valitsust. Ei ole võimalik moodustada. Ja see tähendab seda, kallis minister, et teie kliimaministeerium jätkab järgneva 3 aasta jooksul riiklikku lammutustööd, sülitades vanadesse kaevudesse, ilma et teil mingisuguseidki uusi valmis oleks. Ja me jõuame järgneva 3 aasta jooksul 5 vaesema riigi hulgast tõenäoliselt Euroopa kõige vaesemaks riigiks. Kõige vaesemaks riigiks. Ilma korras eelarveta, ilma korras teedeta, ilma rahul inimesteta, väljarändega, venestamisega jõuame sellisesse seisundisse, kus iga normaalne inimene ütleb, et issand jumal, kuidas see võimalik on, et 1991. aastal Nõukogude Liidus, kohe lõpetan, kõige paremat stardipositsiooni omanud riik
on langenud sisuliselt mudaliigasse. Aga selle eest aitäh teile! Aitäh teile Kliimaministeeriumis, aitäh teile Stenbocki majas, aitäh teile valimisteenistuses ja igal pool mujal, kus te oma korruptiivseid skeeme kokku keevitate.